Uus S7 on ühe rootoriga kombain. Suurema tõhususega komponendid säästavad oluliselt kütust. Uued automatiseerimisvahendid aitavad päevas rohkem hektareid läbida. Avar ja luksuslik kabiin toob põllule luksusautoga sarnase mugavuse. Uus digitaalne selgroog toetab esmaklassilist põllumajandusettevõtte juhtimist. Valikusse kuulub 2 suure jõudlusega kombainiheedrit, mis söödavad viljapea ees paremaks etteandeks kombainile. Hingedel HDX heeder on keerulise maastiku jaoks parim. Sellel on turul pakutavatest heedritest suurim vertikaalne liikumine, mis võimaldab põllukontuuri täiuslikult järgida. Lõikekõrgus määratakse otse kabiinist. RDF-heedril on läbipainduv vikat, mis järgib maapinda ja sobib seega ideaalselt väikese teravilja ning herneste ja ubade koristamiseks. Pinnase survet saab reguleerida kabiinist. Heedri kõrgusandurid tagavad ideaalse tüü kõrguse ja ühtlase etteande kombainile. Nii HDX kui ka RDF kombainil on viljateri säästvad rihmad, mis minimeerivad kadusid. Kinnitusraam võimaldab heedril liikuda kombainist sõltumatult, mis tagab parema maapinna järgimise. Kaldtransportööri liigutatav põrand ja liistudega ketiajam tekitavad etteandmiskiirendi ühtlaseks täitmiseks tiheda põllukultuuri mati. S7 on sama luksuskabiin, mis X9 kombainidel. Lisavarustusse kuuluv Activiste Active Seat 2 on ventilatsiooni ja massaaži funktsiooniga. 90% vertikaalliikumist summutav iste hoiab teid kogu pika saagikoristuspäeva jooksul lõõgastununa. Multifunktsionaalne juhthoob võimaldab teil kombaini ühe käega juhtida. Programmeerige eraldi kuni 7 nuppu, et oma seadistusi isikupärastada. Kõrgresolutsiooniga ekraan G5+ Command Center on ülikiire protsessoriga ja võimaldab rohkem teavet kuvada. Saagikoristuse sätete automatiseerimine lihtsustab seadistamist. Seadistage lihtsalt saagikoristuse piirid ja kombain tegeleb ülejäänuga. 2 kaamerat monitoorivad põllukultuuri kõrgust ja reguleerivad automaatselt kombaini edasiliikumise kiirust ees oleva põllukultuuri massi põhjal. See tagab kombaini mahu maksimaalse ärakasutamise. S7 on samasugune 3-1 rootori konstruktsioon nagu suurema X9 2 rootoril. Labad täidavad rootori ühtlaselt 270 kraadi juures, tagades tõhusa peksmise ja separeerimise. Hüdrauliline mehhanism hoiab peksukorvi rõhu põllukultuuri vastas automaatselt ühtlase. Põhu kvaliteedi parandamiseks saate reguleerida põllukultuuri pöörete arvu. Teod kannavad terad üle kogu puhasti ühtlaselt laiali. Täiendav tõstetud asendis eelpuhastussõel puhastab eraldunud teradest kuni 40% enne peamisele aganasõelale jõudmist. Ventilaator tekitab kogu puhasti laiuses ühtlase õhuvoolu. Selle suur pindala vähendab väikeste muudatuste mõju, tehes optimeerimise lihtsamaks. 3 suure S7 mudeliga pakutav peksmata viljajääkide tagastamise süsteem täidab järelpeksusüsteemi rolli, parandades suuremate mudelite võimsust. Terade punkrisse toimetamise ajal mõõdavad andurid saagikust ja niiskuse sisaldust. Haavist läheb 3000 teravilja tuvastamine mõõdab parema analüüsi teostamiseks ka valgu või õlisisaldust. 3 terapunkris asuvalt andurilt tulevad viljahaagistesse laadimiseks täpsed saagikuse andmed. Kallakul saagikoristuseks on olemas mitmed kompenseerimissüsteemid.
Standardkombain kompenseerib kallakut kuni 7%. Nõlvaku komplekt suurendab seda 14%-ni. Künklikul maastikul kasutab kõikide ratastega mudelitega pakutav Hillmaster hüdraulikat, et masina ühte külge horisontaalis hoida. S7-l on samasugune laadimist lihtsustav reguleeritav otsik, mis X9-l. Veel üheks X9-ga ühiseks tehnoloogiaks on iseterituvad XL-noad. Koos täiendavate õhuavadega vähendavad need energiatarbimist. Süsteem AutoSwap kompenseerib küljetuult ja muudab põlluotstes automaatselt suunda. Tagatiivik laotab koristusjäägid kuni 9 meetri kaugusele. Laiemate heedritega on saadaval ka mehaanilise toitega laotur Premium Power Cast. Peenestamiselt vaalutamisele ümberlülitamist saab samuti teha kabiinist. Uus S7. Määratleme uuesti saagikoristuse, mugavuse, võimekuse ja tõhususe, suurem tootlikkus ja rohkem hektareid päevas. S7. Tervitame uusi digitaalseid kombaine.